tere, Mati! Tere. Ootame 2 sõna. Ahah. Võtame pärast proovigi keelata neid pedaale, natuke alla... Ma ei anna anda. Natuke rohkem õhku peal, aga... Taas proovime õhkuda. Ahah. Kuule, räägi, kuidas see aasta siis Viliga? Meil on üldse see jumala poolt unustatud kant siin ja kui Raplas sajab ja Türil sajab, siis meil ei saja. Selle kohta öeldakse seda, et vanaimule on selle pärast kehtnas see vihmad, et partei kool vanasti. Vaata, vihad, kui vihma vaja on, et sealt Raplas sajab, mitu korda on olnud, see aasta ka 4-5 korda Raplas sajab, lähed sinna loigud maas, vaatad suur sinine pilv, sealt Türi poolt läheb ka vihm, siia mitte midagi. Paluküla mägi lükkab laiali, vihmapilved. Siis kui seda vaja ei ole sügisega, tahad vilja võtta, siis on täpselt niimoodi, vaatad 2-3 päike paistab ja siis siin on ilus sinine pilv ja sajab. See aasta vist läheb hästi, saab isegi kulud tagasi. Ma alguse vaatasin esimese hooga, et hakkab peale maksma. Tundus küll, et see siin on üle kuu aja ilma vihmata rohkem. Tera on ju vaata missugune kõlgask. Sees pole midagi. Mis meil on hektari toetus? 400 on pindala ja 300 on teravilja toetus. 700 krooni, eks. 300 võtab maaomanik rendiks. Soomlased saavad, kui palju? Ei mäleta, 600 krooni hektar toetust. Meil on tegelikult, kui keskkonnatoetus ka on, siis on 700 juures, saad mingi tonni ja nad saavad 6 korda rohkem toetus. Kui ma saaks 6 tonni toetust, siis ma nagu ei koristakski seda vilja. Künnaks sisse uuesti. Kuivatamise võtmise vaja peaks ära. Pole mõtet ju kulutusi teha enam kombaini peale. Külvaks maha, künnaks sisse või purustaks ära, ma ei tea, ja olekski toetusteks elaks või hiljem oleks vaja kuivatada ja vedada, transportida ja müüa. Pärast see läheks nagu miinusesse praegu sellega võrreldes. Vilja hind on sellega. Soomes ma lugesin kuskilt lehest midagi, et 60% on riigilt ja 40% saavad viljast. Seda nagu käivet vilja hinnaga sellest võrreldes. Ja kui eelmine aasta, oli kallis, üle-eelmine aasta ostsime seda kütet, oli 3,90 esimene koorem ja pärast vist oli 4,10 vist oli. Ja praegult täna tuli koorem 9,60. Üle 2 korra rohkem on küttehind ja kui üle-eelmine aasta oli viljahind kroon 60 odral, siis eelmine aasta oli kroon 40. Viljahind läks alla ja küttehind läks üles. Ja mul oli vist eelmine või üle-eelmine aasta esimest korda plussis. Ja see aasta? Nii kui 0 tuleb. Et oled aasta aega tööd teinud ja sul on sama palju raha kui eelmine aasta? Hobi talunik 300 hektariga. Meil ongi hobi selles suhtes, et korralik teravilja talu hakkab 500 hektarist. See 300, see on siuke mängumaa kõik. Aga on sul ruumi siin laieneda? Oleks tegelikult, aga väga vähe üldiselt. Sõltub nüüd kõik olukorrast, kui nüüd osad ära lõpetavad, et asi läheb veel hullemaks, siis saad laieneda, aga see on mõtet enam. Et kui sa ikka nulli tuled? Ei kui oleks normaalne saak, et praegult on sellepärast, et tule nulli, et asi on alganud nullist ju. Kõik see tehnika on vaja ostagi, et investeerida kogu aeg. Ja oleks see tehnika juba järje peale, kõik nagu jookseks, siis oleks see plussi ka. Aga iga aasta ostad siin mingi 2-3 miljoni eest asju, siis sa ei saagi tulla ju plussi. Aga kui nüüd viimane asi sai nüüd paika kuivati ka, ma ei tea, see sai ka oraste peale võetud, pole ükski aasta oraste peale nii palju asju võetud kui see aasta. Ma mõtlesin, et sain kaubale niimoodi, et ma maksan jaanuarikuuseks kinni sellega. Kuivati. Ja siis oli vilja orased ja kõik olid väga ilusad, viljakast tõotas ilust tulla, et planeerisin nagu viljarahast osaliselt seda ära maksta. Aga nüüd ei teagi, mis tast saab. Ja ma kardan kõige rohkem seda, et nüüd on pikalt põuda olnud ja nüüd kui pöörab ära, siis kukub sadama, jääbki sadama ja tulevad väikse vihmad. Ja siis seegi, mis seal püsti siin on, siis on see kõik niimoodi lapiti maas ja siis enam seda kätte ei saa. Sellega hakkab ka koristus kõik ju venima, et ma saan kiiresti sõita, aga kui ta lamandunud on, siis ma hakkan ju venima mööda põldu seda üles kraapima. Sellega läheb kohe aegile juurde, kõik on loteriid täitsa. Tähendab, mind ajas vahepeal närvi see, kui kõik hakkas tuksi minema. Ernes pole kunagi nii ilus olnud, kasvas nagu müür kõik korras. Uba tuli, kõik tuli ja siis ühel ajal vaata, Ernes kukkus nii kõva, see päike oli kogu aeg, et Erne vares läks pehmeks, kukkus kõik känsti küliti maha, see on nii kui rulliga üle käidud, uhal tuli 2 kauna alla üle, kukkusid õiget küljest ära. Siis sõidan üks, vaatan põllu peal, kaer hakkab ka juba valeliks minema, mõtlesin, et on see lehe täis sees, see sööb ära kõik vilja.
ma ütlesin, no nüüd üldse mitte midagi, ja siis läks üle ja vaatasin, et kui kõik on tuksis, siis on päris tükk maad rahulikum jälle. aga noh, töörõõm. Põhiline rõõm. Ma just eile mõtlesingi, vaata, et pole suureks veel kasvanud, et ennem olid mänguautod, nüüd on hea, kui saab kombainiga sõita ja traktoriga ja suure mehe mänguasjad. aga noh, asi on selles, et nii palju asju on nagu lolli peaaegu kokku aetud, et neid maha müüa ei saa, toetusega ostad. Kui sa on toetusega ostnud, siis sa ei saa seda 5 aastat müüa. Sa pead teda tegema lihtsalt. Traktori ostsin täiega välja, siis ma jäin hiljaks. Toetuse selle avaldusega mõtlesin, et kevad küll vist oli selle avalduste andmine oli, et mingi 3 aasta peal oli see värk, et esimene 2 nädalat käis ära, mõtlesin, et ma aegu on, et ma külvan ära, et ma lähen pärast järgmise korraga annan sisse. Esimese 2 nädalaga jaotati 3 aasta raha ära. Ja oligi kõik. Kompovisin traktorimassin täiega otse välja. Otse väga, noh, laenu peale. Palju maks? Miljon pluss käive oli. Ja kombain? 1,5 pluss käive. Ja mis veel on suuremad ostud? Kuivati 700. Külbik, mis oli? 350. Ader on läinud mingi pea 300. No nipet-näpet, ma ei mäleta. Ja palju käive on aastas, ütleme, palju sellest viljamüügist laekub? No, bruto. Ma ei mäleta, üle miljoni kuskil. 1 300 vist. Kõik.